No nii, sõbrad, Jess Massa, mina Poolas pean Poola iseseisvuspäeva, nii et soovin teile ka kena ilusat iseseisvuspäeva Poolast. Pean puhkama, videot ei ole teinud, sest ootasin, tahtsin kuulata, lugeda, mida siis nende põrutavate uudiste taustal tuleb. Ja et ei ole probleeme, kas ma rääkima teeta. Eks ma pean nüüd omale ka tuhka pähe raputama, ma olen kõvasti siin fantaseerinud, spekuleerinud, kuidas see on, aga näete. Juhtuski niimoodi, et tegelikult Ott maailmameister tõmbas väikse piduri peale. Ja ütleme niimoodi, et see on kõik täiesti mõistetav, täiesti arusaadav, et räägivad siin, et kui palju raha pakuti ja ütles ei ja puha ja mina ütlen ka, et tegelikult kaalub üles ikkagi iseenda isiklik elu, kaalub selle üles, tühja see raha. Seda enam, kui sa tead, et kurat võtaks selle autoga ei ole võimalik sõita, sest mõelge ise, mis oli nii kui Navillil, kurat võtaks selle starti, sul jälle ei tööta kojamehed. See klaasid uduseks lähevad siin aasta lõikes kogu aeg on, see on täielik reisivärk, ma olen jumala kettasse jälle. Aga no vahet ei ole, ma pean kuskilt üles leidma see, kui ma fantaseerisin, siin spekuleerisin, et kuidas on, mis saab selle aastal värgil. Ma muidugi ise arvasin, et see järgmise aasta sõidab ära ja siis tõmbab pausile, aga ta vist ilmselt Ott mõtleb nii, et praegu võtan ja puhkan aasta aega, võib-olla kuskil käin vahepeal, lasen kergelt vajutan gaasi mõne autukesega, näis, millega, Toyotaga, Hyundaiga, äkki, vot jälle spekuleerimise moment, jess! Mul tuli hea, võt siin kõik arutamised, muuseas Kauri pannas, Parkveri mees ka, nad seal hästi rääkisid ja mulle meeldis siukene haarav mõttelend, aga nad ei suutnud ka välja öelda, et kuidas, kui sõidab, millega sõidab, juhuslikult, kui kavatseb sõita, et minukse autoga. Mina mõtlen niimoodi. No siin osad on ütled, et vaata Ogier sõidab pool hooaega, et äkki teebki ka pool hooaega või kuidagi mingid rallid sõidabki Toyotaga, siis Ogi autoga. Okei, see selleks, see on väike spekulatsioon. Aga ma mõtlesin, et äkki ta tahab teha hoopis mingi siukese pointi teeb, et kui sõidab osa hooaega, no mingid valitud rallid näiteks niimoodi, et mõtlen, et olen puhkamisest ära väsinud, lähen teen ühe sõidu, eks ju. Et äkki teeb niimoodi, et see oleks ka ajaloos esimest korda ühe hooaja jooksul, sõidad 3 erineva autoga. Äkki läheb sõidab mingi ralli Toyotaga, mingi sõidab Fordiga ja mingi sõidab Hyundaiga. Vot see oleks äge, mis te arvate? Kirjutage, mis te arvate? See oleks minu arust nagu kõige uhkem värk, kui nad on kõikide autodega sõitnud, siis oleks nagu puhkuse ajal hea teha, et kellegiga seotud ei ole, et kuulge, okei, poisid, ma võin teile ühe sõidu teha, teile ja enda jaoks ka huvitav, milline tulemuse teedki aasta jooksul näiteks 3 rallit, 3 kruusarallit ja sõidad 3 erineva autoga. Millise tulemus saab, see oleks jumala põnev väljakutse. Nii et Ott, Martin, kui te kuulete, siis mõelge selle peale, et see on tegelikult jumalast äge mõte ju, on ju? Et ei pea nii. Aga jah, kurat, ma muud ei räägi midagi. Muuseas, kui siin Parkveri mees nad rääkisid ka vaata sellest, et see liiga palju autoplastikut on ja kuidas on. Ja mina olen seda juba ammu ütlenud ja rääkinud, et kurat, see on ikka jama, et okei, turvalisuse mõttes on nagu okei, et see võib-olla see torude peal auto, et just nagu nii oleks just nagu okei, siuke päris raus crash, aga värk. Aga teistpidi alati mingi pauk käib, pool autot on jälle kadunud, plastikud lendavad ära, siin on olnud küll ja veel niukseid asju. Ja praegu Parkveri mees ei tea näite, et ilma uksetaga võtta hakkad läbi metsa seal kuskil rulluma, kurat, ükski asi sind ei kaitse. Aga mina leian ka, et tegelikult peaks autokere ikkagi olema plekist, nagu vanasti oli. Sest on, mis on, ta läheb mõlki, aga ta ju leevendab, kaitseb ikkagi. Ta on igal juhul kõvem ja teiseks, kui nad teevad seal sõidu ajal mingi paugu panevad kuskile ära, esiteks siis saab puur nii kindlalt kohe kannatada, teiseks on see, et okei, natuke venitad sirgu, kannatab sõita ikka. Aga praegu on sul pool autot puudused enam, et tihti lugu nüüd on rallid, kus ei ole hooldusala ka veel, noh, sa ei saa ju päeva lõpuni sõita, et poolt auto tagumist otsa ei ole, kui see Otil minust eelmine aasta oli, kui sõitis kuskil ise sinna tarugi, järsku oli pool tagumist otsa kadunud, et sellepärast, et ripsas natukene värki. Nii et, noh, see on nii nagu on. Aga siin ma seisan jah, ilusas Poolas, ilm on ka nii nagu on, aga midagi teha ei ole, õhtul tuleb väike sõidunipp teha, nii et ma seekord enne rallit ei teinki videod, sellepärast, et ütleme, ilm oli kehva ja masendusmass peale, mõtlesin, et lasta nüüd olla. Aga
nüüd on ju kõik ootavad. Ennustamisel peab auhinda andma ja värki. Ja seda ma lähen teen enda kontoris. Kaamera näitab ka sinna poole. Seal mul kontor seisab mul seal. Ja siis ma pean arvuti välja võtma ja siis ma saan seda teha. Aga ma peaks ütlema, et see, mis meil siin Fantasy's on, amatööriliigas, seal ikka esijad kohad vahetuvad vingelt. Praeguse seisuga ma mäletan, vaatasin ikka praegu Rasmus jälle ees otsas, aga ma ütleksin, et seis on väga pingeline tasavägi niimoodi, et kui nüüd sinna Saudi sõitma lähevad, see saab ka meie jaoks olema siuke lõpusirge niimoodi, et esiotsamehed, mina ei saa enam, ma olen punktides nii taga, ma ei saa, aga esiotsamehed, te peate ikka väga hästi läbi mõtlema. Milkese pakkumised te teete, kuidas te teete, sellepärast, et Argo Lunde poolt on välja pandud grill, ilusti amatööri logodega rooste vabast koti seest ja see läheb auhinnaks sellele, kes on esimene, kes võidab selle meie selle aasta liiga. Niimoodi, et nüüd ma tõmban siit väikese pausakese peale. Veel ei tõmba pausakest, siin ma tahan veel seda rääkida, et ma ei mäleta, kas ma videos rääkisin, aga oli üks kord ma kellega, kui see õune suur spekuleerimine käis, siis kas ma kellegiga otse niimoodi suhtlesin või rääkisin telefonis ja esitasingi küsimuse, et aga öelge, kes istutatakse Oti asemel Hyundai'sse. Praegu jäävad jutud Gräzinist, on ju. Nüüd kuskil kuulsin siukse teema ka ära, et mine tea, äkki sokutatakse Virveski sinna, Ott saab sokutada nagu Virves hoopis sinna. Nii et tegelikkuses see on väga põnev moment, sest huvitaval kombel, nüüd tuli äsja oli artikkel ka, et Teemu Suninen, tema ei ole oma asju maa seal matnud veel, tahaks proovida niimoodi, et võt see saab küll põnev olema, et kes sinna istutatakse kolmandasse autosse ja kas üldse istutatakse kedagi. Äkki sõidavadki 2 autoga ja ongi kõik, sest mingi aasta nüüd sõitsidki ainult 2 autoga. Aga jah, las see olla, see on siuke tore spekulatsioon, ma loodan, et enne Saudi ma teen sedasi video, kus ma veel spekuleerin, mõtlen mingid igast kavalad nipid välja. Aga vahet ei ole, tahan tänada kõiki, kes on selle aasta jooksul pannud auhindasi. Et nüüd, kui ma loosima lähen, kuna tuleb viimane ralli, et siis selle korra eest ma loosin välja läheb siis see matkatool amatööri logoga. Okei, võib-olla juba läheb külmaks kasutada ei saa, aga viimane 10 liitrit suvist klaasipesu vedelikku. Ja siis, kui juhuslikult, kes nüüd võidab, siis on mul see XXL logoga särk, aga see on vist XXL mõõtu, nii et kes võidab, kui sobib või on isa või vanaisa keegi siukse mõõduga, et siis ütleb, kui läheb, siis ma annan selle ka veel boonuseks kaasa, ütleme niimoodi. Ja viimaseks ralliks, kui nüüd keegi paneb veel mingi auhinda, võib panna, aga viimaseks ralliks siis mul on praegu Võru ralli fännide poolt pandud 2 autokeemia pudelit. Ma nüüd jälle ei mäleta, ta mulle kirjutas, mis asjad need täpselt on, aga et viimaseks ralliks on need ja siis ma panen ilmselt omalt poolt ka veel midagi lisaks ja kui keegi veel paneb mingi auhinna, siis saab veel midagi. Ja niimoodi, et mõelge selle peale, et mida järgmine aasta teha, kuidas. Et see aasta me saime niimoodi hakkama, et kõik, kellel vähegi võimalus on, tahavad niimoodi toetada härra amatööri suurt vinget programmi, et siis auhindadega, et siis andke teada, et siis saame järgmine aasta ka teha, sest ma ütlen, oma kulu ja kirjadega ma lihtsalt ei jõua terve aasta aega panna, et ma võin mõned rallid panna, aga terve aasta ma ei jõua. Nii et jääme mõtlema, kõik jääge mõtlema, mis me järgmine aasta teeme, kuidas me teeme, igasugused ideed on teretulnud. Ja see, mis käis siin Saaremaal, kui ma käisin, siis öeldi ka, et peaks tegema jälle seda kaardivõistlust ja värki, mul on palju selle teemal kirjutatud, siis ma mõtlesin, et okei, praegu on ilmad kehvad, et ärme praegu teeme, aga äkki kevade poole, et siis kui ilmad lähevad ilusaks ja inimesed on talvest rusutud ja vaatame, kuidas meil kellegi materiaalsete olukordadega on ja siis võtame selle teema ette ja teeme, vaatame, äkki läheme sinna Raassillale hoopis rallikrossi sõitma, et ma saan aru, et seal
renditakse ka neid autosid välja ja vaatame, mõtleme, jätame selle kevadeks, et siis kevadel teeme selle kindla peale ära, et siis saame vabasse õhku minna ja nautida kevadet linnulaulu ja nii edasi ja mootorimüra, bensiinulõhna ja väge. Aga okei, nüüd ma lähen siis oma kontorisse, et teha loosimine. No nii, sõbrad, nüüd ma olen oma kontori ruumis, mul on arvutimassin siin, ja nüüd me teeme siis selles mõttes selle tähtsa loosimise, mis see pakkumine teeb, et kes võidab Jaapani ralli, kes võidab ja mida me näeme. Ogieri poolt, Ogier võitis, Ogieri poolt anti 31 häält, see on kokku 24%, oota ma vaatan huvi pärast, palju neid üldse hääletajaid oli. Et vaatame kohe siit ära. 127 on seekord, jah, 127, aga okei, see ei olegi tähtis, tähtis on see, et Ogieri poiss võitis, nii kui arvata oli, mina ennustasin muidugi panin, et Kalle Roompere võidab, aga näed, kurat, Kalle tõmbas mulle tünni ja 31 häält. Nüüd ma siis võtan, mul on siin praegu eelmisest korrast 10 on ees, 10 häält, et ma nüüd võtan ja muudan selle ära, kuna meil on 31 häält, siis ma pean selle 10 asemel panema number 31. Vaadake nüüd on 31 siin ilusasti, toredasti, kõik usuvad kõik 31. Ja nüüd tuletan meelde, ma loen oma arvutis ülevalt alla. Kui teie vaatate, teil see järjekond on teistmoodi võib seal olla, aga mina loen ülevalt alla enda arvuti järgi ja see, mis numbri ta siin annab mulle, seda mina ei tea, seda annab mulle get random ja nüüd ma panen selle asja siit käima. Plõks. Oba, bingo, number 14 on see õnnelik. Vaadake, ma näitan siia kaamerasse ka, kas näitab, ei taha näidata üldse siit kaamerast. Siit ei taha vist näidata. Nüüd vist tuli pilt ette sellesse kaamerasse ka. Mul on 2 kaamerat, mul on kaameramees, mul on seekord selline luksusvariant. Nii et number 14, arvuti kas salvestab, nii et ma saan siit ilusti kohe vaadata täpselt, saate ka näha, ma katsun selle ülesse panna. Ja number 14, ma hakkan lugema, palju siin on nüüd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Anneli Kalmus on 7, oota sealt läheb edasi siis, Anneli Kalmus oli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on Hugo Põld, 13 ja meil on vaja number 14, kes see peale Hugo Põld on? Gerret Matta. Kuri vaim küll, nimi on tuttav, huvitav, kas ta on auhinda saanud või ei ole, ma ei tea, igatahes on, nimi on mul tuttav. Selles mõttes on see vägev, nii. Ja kas ma nüüd saan siit sai niimoodi veel igaks juhuks kuvatõmmisust ka teha. Teeme kuvatõmmisust, kuidas see oli? Internet, Shift ja S. Nägid? Ja minul on vaja, mida mul vaja on siit? Kiirmärkus, mis on kõik ekraani. Vaata selle. Nii. Siia tõmban jutti tõmban siia alla. Ei, ootame, pliiats. Pliiatsi pean võtma. Ei tõmbani, mis kurat. Mul on see Windows 11, nii ma ei oska teha midagi. Kuradi fakki. Oi. Nii. Mis see on? Täisekraan. Okei, mis see teeb? Hopp. Vaatame, nii käis see õppis käis. Hopp. Ja nüüd ma saan pliiatsiga märkida. Pasta pliiats, punane. Jah, okei. Noh,
Miks see siin ees mul oled? Võtame punase. No, aga milline eest ära mul? Kurad jahv. Kelle siin see? Nüüd tuleb siia. Vaat minu arvutis oli number 14. Vägev. Ja nüüd ma pean selle salvestama. Hoba. Igaks juhuks salvestan ka. Vaat nii. Jah. Vaat niimoodi. Nüüd on see asi ka tehtud. Vägev. Ja mis meil on? Ma tahtsin veel seda vaadata, teate sõbrakesed. Meil on ju siin see, kuidas ma ütlen, amatööri liiga, kus on meil väga tähtsad asjad ka teoksil esile tõstetud, võtame see liiga ka veel lahti, sest seal on seis meil niimoodi muutunud, seal on väga pingeli üks ralli jäänud ja esimeste kohtade pealt käib mingi hull rebimine, ma peaksin ütlema. Ja näed, ma lubasin Rasmusele ära, et ma teen talle ära ikka aasta lõpuks, et ma alla ei anna, aga näete, kuri vaim küll. Ta on ikkagi nii osav vend, et ta on nii osav vend, et ta on siin ikka ära nagistanud kuidagi moodi. Ja ta oli siin poole Jaapani ralli pealt, ta oli langenud teiseks, ma vahetasin nii läheb, aga ta kuri vaim, ta on jälle essaks tulnud, aga okei, seal on punktide vahe väike. Aga vaatame ära, ma siit igaks juhuks vaatan praegu, siis te näete ka, kuidas mina vaatan siin seda asja. Et ma katsun nüüd võtta, kuidas ma saan selle kõige ülevalt poolt. 15 võtame 120 peale. Ärge mind vaadake, mina olen number 165 alles, kurat võtaks, ei ole üldse hea märk ja vaadake nüüd, mis siin meil toimub. Vaadake nüüd, mis ta nii vähe näitab mul siin. Rasmus Ralekõrs, näete, ta sai 40,5 punkti vist selle ralliga sai, aga vaadake. Ja Taavi Eier sai seekord, aga ma ei näe siit neid, kuidas see telefonist ma näen, et kuidas see maksimumvärkidega või see punkti, ma vaatangi telefonist hoopis. Aga näete, milline jama siin toimub. Mina igatahes olen nii kaugele maa jäänud ja ükskõik mis ka juhtu, mina enam ei saa esimeseks üldse mitte kuidagi moodi tulla. Aga vaata, ma võtan telefonist. Telefonist vaatan, kohe saame teada. Niiviisi. Kuidas ta mul näitab siin? Rasmusel on 562 punni. Taavi Eier. Ma mäletan, et alguses isegi Taavi oli vist vahepeal ka esimese koha peal, aga näed, ta on järgi võtnud ja 557 punkti. Nii et ma arvan, et ja Siim Kallas 556 punkti. Niimoodi, et ma arvan, siin tuleb ikka hirmus rebimine tuleb. 556, 57, 500 Simeon Vahter ka veel. Nii et ma arvan, siin esimese 4-5 Raul Uusmägi ka 5. Esimese 5 koha peal läheb hulluks rebimiseks, saab näha, see saab küll päris põnev olla. Niimoodi, et teile siis olgu teadmiseks. Argo Lunde poolt on pandud välja Roost ja Vabast vägev grill koos vingekotiga ja seda ma teile ilmselt järgmine kord näitama, võtan ta kodus, tõstan välja, mul on ta voodi sisse ära peidetud, et keegi näeks ära, ei saaks varastada. Tõstan välja, teen pildi ka. Ma kokku teda ei pane, aga ma näitan seda uhket kotti ja siis saate teada ka, kes see firma tegi selle mulle. Ma praegu ei ütle, muidu ütlen valesti. Nii et meil saab selles mõttes põnev olema. Niimoodi, et sõbrakesed jääme siis ootama Saudi rallit ja siis me oleme nii väsinud sellest hooajast ja siis me saame hakata puhkama. On ju niimoodi? Niimoodi, et ärge unustage panema pöialt, ärge unustage jätta tellimata, kes tellinud ei ole ja haipige. See on selle koha peal, kui telefonist alati võete, kus on, et saab nagu kommenteerida. Kui vaatad seal kommentaari kõrval nagu 2 punkti, siis liigutate lihtsalt ühele poole külje peale, keerate ära ja siis on haibi. Siis vajutad selle numbri peale, haibi! Ja siis on äge. Ma ei tea, mis ma sellest saan, ma tean seda, et ma saan sellest mingeid punkte, aga see ei maksa teile ka mitte midagi. Nüüd pange, haip! Aga okei,
tšau, tšau.